Nii, tänase päeva teine lugemine. Jätkame, kus me hommikul pooleli jäime. Melanoom. Nahavähi esinemissagedus kasvab, sest osoonikihti tekivad augud ja me oleme kaitsetud päikesekiirguse kahjuliku mõju eest. Siin ma vaidleks küll väga kõvasti vastu. Päike on just see, mis nagu energiat meile annab. See on sihuke varju tekst aastast mis aasta see on? 2005, siis ei teatud sellest veel midagi. Nii, haigus on otseselt seotud keskkonnaga, eriti sellises paigas nagu Austraalia. Kuid melanoomi esineb ka inimestel, kes ei viibi katmatult kahjulike päikesekiirte all. Järelikult see ei ole päikesest. Sel juhul on tugevama mõjuga psüühilise emotsionaalne komponent. Melanoom näitab, et meie piiridest on läbi tungitud. Kas oled kogenud eriti tugevat stressi, emotsionaalset pinget või sisemist konflikti, mis on jätnud sind kaitseta? Tegemist võib olla sallimatuse või hoolimatusega enese suhtes, teiste inimeste soovide täitmise ja oma vajaduste eiramisega, sügavale juurdunud konfliktiga seoses füüsilise kontakti ja puudutustega. Higistamine. Higinäärmed kuuluvad süsteemi, mis kontrollib keha temperatuuri. Kui on palav, jahutame keha veega maha. Ülemäärast higistamist esineb tavaliselt siis, kui meie tunded muutuvad liiga tuliseks ja meil on vaja neist vabaneda. Kimbatus, häbi, viha või kirg tuleb välja lasta. Külm higi on seotud hirmuga, eriti kabuhirmuga, suhtlemise või vastuseisu ees ning ebakindluse ja kaitsetusega. Higistamine on tingitud ka ülemäärasest närvitsemisest või kartlikkusest ning viitab vajadusele rohkem lõõgastuda ja enesetunnet parandada. Nii, konnasilmad ja soolatüükad. Mõlemad tekitab viirus, konnasilmad tekivad tavaliselt jalgadele, soolatüükad võivad esineda ka kehal. Kehameelega on neil kaks peamist seost. Esiteks tunne, et meisse on tungitud ning tugev reaktsioon sellele sissetungile. Kui viirus võtab võimust, siis tungiks justkui miski läbi meie välimise kaitsekihi, tekitades vastumeelsuse või ebameeldivustunde. Me tunneme end kaitsetu ja jõuetuna, nagu oleksime võõra energia ohvrid. Kas miski närib sind? Kas miski on sinu piiridest läbi tunginud ja tunneb end nüüd sinu sees nagu kodus? Konnasilmad võivad üsna suurt valu tekitada. Nad ei lase jalgu kindlalt maha panna. Kas on mõni olukord, mis sind häirib, aga sa ei võta midagi ette? Kas sa pead olema kindlam ja kategoorilisem oma vajaduste kehtestamisel? Teine aspekt on vaenulikkus enda suhtes või enda teatud osade eitamine. Sul võivad olla mingi oma osa suhtes niivõrd negatiivsed tunded, et see osa eraldub ja muutub inetuks. Soolatüükad võivad tekkida tundest, et sind ei armastata ja sa pole ligitõmbav. Sageli avaldub kahjustatud kehaosas tugev häbi või süütunne, mida tahetakse meeleldi peita või kinni katta. Nendesse piirkondadesse on vaja saata armastust, tunnustada neid kui oma tervikolemuse olulisi osi. Juuksed. Juuksed kasvavad nahas asuvatest karvanääpsudest. Tegelikult koosnevad juuksed üles tõugatud ja kõvastunud nääpsurakkudest. Nääpsu kujust sõltub, kas juuksed on kaharad või sirged. Igas karvanääpsus on väike lihas, mis hirmu korral tõstab juuksekarva püsti. Juuksekarvu võib mõjutada liigne stress ja pinge, mis takistab vere juurdevoolu lihastesse. Samuti füüsilise koormuse puudumine, mille tõttu vereringe on aeglane. Ja kõõm, kestendav, elutu peana sümboliseerib vanade ideede ja mõttemustrite kuhjumist.
tarbetuks muutunud olemisviisi, elutute kudede kihti, millest peab lahti laskma. Sa võid arvata, et pole küllalt tark või pidada end laiali valguvaks. Võib-olla oled takerdunud käitumisharjumustesse, mis piiravad eneseväljendust ja sul on soov end vabaks murda. Peas võib olla ka liiga palju energiat ja sul on vaja füüsiliste harjutuste abil laskuda alla kehasse, parandades ühtlasi vereringet ja nahaseisundit. Nii, ja sinu küüned. Küüned kasvavad rakukihist, mis surres kõvastub nagu juuksekarv. Küüned haaravad maailma, seega sümboliseerivad nad tähelepanelikkust detailide suhtes. Sageli saavad nad kahjustada, kui on käimas muutuste periood ning sa rabad kinni suurematest sündmustest. Väiksemad aga jäävad tähelepanuta. Küüntel on ka kaitsev roll. Nad on küünised, mida tavaliselt kasutatakse haaramiseks ja võitlemiseks. Väga pikad küüned käsivad distantsi hoida, kuigi potentsiaalselt agressiivsed pikad küüned on ka kutse seksuaalsusele ja kirele. Küünte närimist tuleb ette kõige rohkem närvilistel, pingelistel ja ebakindlatel aegadel. See viitab vastumeelsusele iseenda suhtes, sest me närime iseennast. Oleme oma olemuse kallal, nagu püüaksime midagi kõrvaldada. Sageli on see seotud hirmuga seksuaalsuse väljendamise või enese kehtestamise ees, olles üks viis piirata agressiivseid või seksuaalselt domineerivaid kalduvusi. Sügaval meis võib pesitseda hirm selle ees, mis juhtub, kui see energia vabaneb. Lapse puhul võib küünte närimine viidata, et perekond piirab lapse täielikku eneseväljendamist ja enese kehtestamist, kirge ja loovat suhtlemist. Ma lõikasin just küüned ära. Ma ei suuda olla pikkade küüntega. Pean kohe, nii kui natuke kasvavad, ma pean kohe ära lõikama küüned. Nii, peatükk 20 tuli. Keskendumine ja häälestumine. Silmad ja kõrvad võimaldavad nägemise ja kuulmise kaudu maailma tajuda. Trauma võib aistinguid sedavõrd mõjutada, et kaob võime selgelt näha ja kuulda. Eriti kehtib see laste puhul. Sellised sündmused nagu mõrv või sõda või tõsised õnnetused, vanemate omavaheline tüli, pealtkuulamine, sõnaline eemaletõukamine või väärkohtlemine. Kõik see võib mõjuda nii, et me ei taha enam näha ega kuulda, vaid meil on soov oma meeled välja lülitada ja luua selle asemel sisemine fantaasiamaailm. Nägemis- ja kuulmishäired on seetõttu sageli seotud allasurutud tunnete või hirmuga, välismaailma äratõukamisega ja sellele oma sisemaailma eelistamisega. Ja nüüd on silmad veel eraldi. Olid silmad ja kõrvad koos. Silmadega näeme ja tajume teisi ning silmadega nähakse ja tajutakse meid. Silmad on hingeaknad. Nad võivad olla tühjad ja elutud ning nagu poleks kedagi kodus või selged, säravad ja elavad. Nad võivad olla poolsuletud, kui meie sisemine mina peidab end, või pärani, kui pole midagi varjata. Silmad võivad olla täis viha või hirmu. Nad võivad olla külmad ja arvestavad või mahedad ja täis õrnust. Närviimpulsside tekitatud kujutlused saadetakse võrkkestalt aiu, nii et selge nägemine ei sõltu mitte niivõrd silmadest, kuivõrd hästi toimivast närvisüsteemist. Kui meile ei meeldi see, mida näeme, võib nähtu moonduda, et olla meie jaoks vastuvõetavam. Me võime nägemisest keelduda või seda piirata, nähes ainult seda, mis on otse meie ees, mitte seda, mis jääb kaugemale, aga võime näha ka üksnes kaugemal olevaid asju ja olla pimedad lähedal asuvate detailide suhtes.
Me ei näe mitte ainult füüsiliselt, vaid ka psüühiliselt ja emotsionaalselt. Seda näitab selliste lausete kasutamine nagu ma nägin tema tunnete sügavust või ma näen, mida sa mõtled. Näha tähendab tajuda, tunda, mõista ja teada. Meie tajudele annavad alati varjundi meie enda tunded. Meie maailmanägemist mõjutavad kasvatus, haridus, religioossed tõekspidamised. Harva tajuvad kaks inimest sama olukorda ühtemoodi. Nägemisega seotud probleemid võivad mõnikord oleneda pigem sellest, kuidas me sündmusi tajume, kui sellest, mis on tegelikult toimumas. Meil on võime silmi sulgeda ja otsustada, mida näha, mida mitte. Me võime otsesed õudused vahele jätta, kuid lõpuks peame silmad ikkagi avama. Silmade ja nägemisega seotud probleemid võivad keerelda selle ümber, kas me aktsepteerime nähtavat või lükkame selle tagasi, samuti tajutava emotsionaalse mõju ümber. Kõige levinum lahendus nägemisprobleemide puhul on prillide kandmine. Mõnikord on see vältimatu, kuigi paljudel lastel määratakse kohe prillid, õpetamata kõigepealt harjutusi, mis võivad nägemist tunduvalt parandada. Nägemist halvendavad psüühilis-emotsionaalseid põhjusi ei uurita peaaegu üldse. Õige pea sõltub meie selge nägemine prillidest. Prillid annavad meile koha, kuhu peitu pugeda. Nad mitte ainult ei lase meil peita end omaenda tunnete eest, vaid toimivad ka filtrina, mis ei lase meieni elu kogu selle intensiivsuses. Kontaktläätsede kasuks otsustamine võib osutuda emotsionaalselt suureks väljakutseks, sest enam ei ole meie ja teiste vahelist kaitsvat barjääri. Kas sa kasutad prille kilbina? Milline on sinu enesetunne, kui sa prillid eest võtad? Kas oled kaitsetu? Ei ole. Ma loen prillidega sellepärast, ma ei näe. Ma tunnen ennast ilma prillideta palju paremini. Nii, nägemise kaotamine, kuigi pimedaks jäämisel on sageli geneetilised, keskkonna või haigustega, nagu suhkrutõve puhul seotud põhjused, võib see olla psüühilis, emotsionaalsel tasandil ühenduses sooviga lõigata ennast ära sellest, mida nähakse, kui silmade sulgemisest ei piisa. See võib olla tingitud šokist või traumast, pikaajalisest väärkohtlemisest, kui ei suudeta enam leppida ümbritseva maailmaga. Kui me ei näe seda, siis võime teeselda, et seda pole olemas. Pimedaks jäämine võimaldab toimuvat vältida, samuti vältida omaenda hirmu, õudust, viha ja kurbust. Pimedatel kujuneb sageli välja särav ja värviküllane sisemaailm, sama ka kurtide inimestega, fantaasiamaailm, mida väline reaalsus ei puuduta. Kui sinu nägemine halveneb, siis mõtle, kas on midagi, mida sa ei taha näha. Kas sa projitseerid inimestele oma kujutluspilte, et nad paistaksid sulle teistsugusena, kui tegelikult on, mis tuleks päevavalgele tuua, mitte pimedusse peita. Kas mineviku mälestused, kogunenud häbi, sügaval asuv hirm, kas sinus on midagi, mida sa ei taha näha? Kas sa lood oma fantaasia maailma, mida eelistad reaalsele maailmale enda ümber? Kae muudab läätse üha hägusemaks ja läbipaistvamaks, nii et inimene näeb üksnes laiali valguvat kujutist. Kuna kae esinemine on tavalisem vanematel inimestel, viitab see hirmule tuleviku ees, ähvardava ohu ees jääda abituks, haigeks ja üksi. Kae võib tekkida, kui loome mentaalse kujutluspildi sellest, mis tulevikus võib juhtuda ning elame selle ootuse hirmus. Kui varjume häguse nägemise taha, loob see illusiooni, et tegelikult ei muutu miski. Kae võib tekkida alatoitumisest ka noorematel inimestel, sest nad mõtisklevad tulevikus ilma piisava toidu või peavarjuta tulevikust,
kus pole hoolitsust ega toitu. Kae sümboliseerib valguse puudumist elus. Konjunktiviit. See infektsioon tekitab turset ja paneb silmad vett jooksma. Silmad punetavad ning on valulikud, viidates põletikulisele reaktsioonile nähtava suhtes. Tegemist on viha, kurbuse, konfliktsete emotsiooni kogemistega. Miski, mida me näeme, kutsub esile need väljapursked tunded meie silmis ning need tekitavad tugevat ärritust ja pahameelt. Kergendust leiame vaid silmi loputades ja puhastades või pannes silmad kinni ja sulgedes end selle eest, mida näeme. Kas sul on äkki põhjust nutta või kurvastada, et silmades on nii palju vedelikku? Mis sind nii hellaks teeb? Glaukoom. Glaukoomi puhul suureneb silma sise vedeliku rõhk ringlushäire tõttu, mis viitab väljenduseta jäänud emotsioonide kuhjumisele. See osutub vastuseisule või hirmule eeloleva suhtes, mille tagajärjel nägemine vähehaaval kaob ning nägemisväli aheneb, nagu vaataksime läbi binokli. Maailm muutuks justkui kitsamaks ja me näeme ainult seda, mis on meie ees. Kõik ülejäänu on hägune. Seisund tekib sageli kurbusest, nutmata jäänud pisarate kogunemisest või kahjutundest ja suutmatusest muutustega kohaneda. Glaukoom on tavalisem vanematel inimestel, kuna nad märkavad endas muutusi, mis ei allu nende kontrollile, tunnevad kurbust selle üle, et midagi tuttavlikku ja trööstitud kaob. Kas sa tunned vajadust nutta? Kas kardad seda, mis ees seisab? Kas soovid, et asjad oleksid teisiti? Kas tahad näha ainult otse enda ette, mitte kaugemale? Ja kaugele nägevus. Kaugele nägevuse puhul võime näha selgelt kaugel olevaid asju, kuid kõik, mis on lähedal, on hägune. See võib viidata sellele, et pole kerge hakkama saada tegelikkusega meie ümber või sellega leppida. Lihtsam on keskenduda eemal asuvatele kujutlustele, sellele, mille juurde kuulub ka kujutlusvõime ja loomingulisus, mitte aga detailide ja faktidele, millest koosneb vahetu maailm. Kaugele nägevad inimesed kalduvad olema ekstravertsed ja aktiivsemad. Nad on alati tegevuses ja hõivatud mingite plaanidega ja teiste inimeste eludega. Vähetõenäolisem on, et nad leiavad aega endasse vaatamiseks, mediteerimiseks ja mõtiskluseks. Võib esineda oleviku kartust, mis on tingitud minevikus toimunud ahistamisest või konfliktidest, nii et rõhuasetus on tulevikul. Samuti võib olla raskusi lähedaste suhete loomisel. Oluline on uurida võimalikku vastuseisu, vahetu ja lähedase reaalsuse aktsepteerimise suhtes. Ja lühinägelikkus on tavaliselt tingitud kokkutõmbunud silmalihastest. Kokkutõmbumise põhjuseks võivad olla lapsena nähtud trauma, mille tõttu silmad pingesse tõmbusid, püüdes nähtud välja lülitada. Selle seisundi puhul on vahetud meie ees olevad asjad selged. Kaugemal asuv maailm, aga hajus ja hägune. Tundub, nagu oleks nägemist kärbitud või kahandatud. Võib olla tundest, et tulevik on ebakindel ja hirmutav ning kergem on seda vältida, keskendudes olevikule. Võib esineda kalduvust muutuda introspektiivseteks, üksildaseks või arglikuks, jääda kinni detailidesse. Lühinägelikkus viitab vajadusele peituda iseendasse, sageli hirmust või selge minapildi puudumisest. Pisarate vool. Pisarad hoiavad silmad niisked ning kaitsevad neid infektsiooni ja ärrituse eest. Tavaliselt päästavad pisarad emotsioonid valla
nii et kui need emotsioonid jäävad vabastamata, siis on silmad vastuvõtlikud infektsioonile, mõjutustele. Pisarate vallandamine aitab silmi puhastada ja kaitsta, nii ei muutu nägemine hägusaks. Samal moel tagab emotsioonide vallapäästmine meie sisemise selguse. Pisarad tekivad spontaanselt. Meil pole kuidagi võimalik oma tundeid varjata, olgu see kurbus või rõõm. Mitte igaühel pole kerge nutta. Kui lastel ei lubata nutta, õpivad nad oma tundeid alla suruma. Sageli öeldakse just poistele, et nutmine näitab nõrkust, nii kasvavad nad üles saamata väljendada oma tõelisi tundeid, sest kardavad näida nannipunnidena. Kui poisid ei nuta, siis esineb nende hulgas palju vesist nina, heinapalavikku ja põskkoopa põletikku. Need on viisid emotsioonide vallapäästmiseks. Nuttu võib kasutada ka emotsionaalse altkäemaksuna. Lapsed nutavad ka siis, kui vaja pole, sest teavad, et sellega saavutab tähelepanu. Täiskasvanud nutavad selleks, et teistel neist kahju hakkaks. Oluline on teha vahet tõelisel ja välistel pisaratel ja mõista, millal kasutatakse pisaraid sisima armastuse vajaduse väljendamiseks. Kõrvad. Kõrvad on võimelised märkama väiksemaidki õhuvõnkeid ja muundama need elektrilisteks impulssideks, mis saadetakse aiu. Me kuuleme sõnu, muusikat, naudinguhääli, valuhääli, helisid, mis teevad meid rõõmsaks, helisid, mis panevad meid kisendama. Kõrvaprobleemid on otseselt seotud võimega hakkama saada kuuldavaga. Me ei saa ebameeldivate helide ees kõrvu sulgeda. Ainus väljapääs on kuulmise halvenemine või urdistumine. Kõrvad säilitavad ka tasakaalutaju. Nende abil suudame keskenduda ja hoida tasakaalu. Kuulamisega on seotud mitu aspekti. Ühest küljest on see helide vastuvõtmine ja võngete edastamine ajule. Teisalt on kuulmise puhul tegemist kuulamisega. Suuta kuulata on üsna raske. Meie enda valu või vaevused võivad teele ette tulla, nii et me ei ole tegelikult võimelised kuulma, mida keegi ütleb. Samuti võivad tähelepanu hajutada meie mõtted seoses kõnelejaga. Me võime kuulda sõnu, kuid tõeline kuulamine on midagi muud. See tähendab kavatsuse sõnade taga oleva loo kuulamist. Kuulata tähendab kuulda teadvustatult ja keskendunult kellegi teise sõnumi eelarvamusteta vastuvõtmine tähendab oma probleemide unustamist ning täielikku avatust ja vastuvõtlikkust. Võib-olla pole meid kunagi tegelikult kuulatud või kuuldud. Kui sageli on meie vanemad olnud ajevil või millegagi liiga hõivatud, et meie juttu ja meie probleeme kuulata. Kas pole viga, kullake? Ja mul pole praegu aega. Ei kõla tuttavalt sulle. Meile on loomuomane soov saada ära kuulatud, olla tunnustatud, mõistetud. Kuid me seda ei saa. Võime tunda, et oleme iseenda sees lukus. Me ei saa ennast jagada. Me oleme suhtlemisest võõrandunud. Kui keegi meid tõepoolest kuulab, kui meie sõnad jõuavad temani, siis kogeme tohutut kergendust, vabanemist. Meid on kuulda võetud. Sellest ka psühhoterapeutide hulga kiire kasv. Kuulmine on ka meie enda sisemise hääle kuulamine, meie vajaduste ja tunnete kuulamine ja neile reageerimine. Mõnikord aitab oma sõnu kuulda sõbraga rääkimine või päeviku pidamine. Oma sisemuse kuulamine on sama oluline kui meist väljaspool oleva kuulamine. Kurtus.
Kurtuse tekkimisel on nii geneetilised kui ka keskkonnaga seotud põhjused, kuid kuulmise halvenemine viitab ka suhtlemisest ja kuuldus osalemisest tagasitõmbumisele. See võib tekkida vastureaktsioonina, kui kuuleme liiga palju valu ja hingepiina tekitavat, kui see, mida kuuleme, hakkab meid enda alla matma. Kui oleme kuulnud piisavalt või oleme sedavõrd ametis iseendaga, et ei suuda teisi kuulata. Omad probleemid on tee peal ees. Seda võib ette tulla, kui partner on liiga domineeriv või valjuhäälne, kui oleme olnud tunnistajaks, kuidas meie vanemad teineteise peale karjuvad või teineteist ahistavad, kui meid on pandud tundma ebakindlust. Meid on pandud tundma ebakindlust, ohtu, hirmu, aga ka siis, kui meile on pidevalt öeldud, et me pole midagi väärt, oleme inetud ja täiesti lootusetud. Kuulmishäired on üks võimalus ennast ära lõigata, mitte niivõrd teistest inimestest, kuivõrd just omaenda häälest. Kui me ei kuule, siis ei ole meil vaja kuuldule reageerida. Me ei pea kogema omaenese viha, haiget saamist, äratõukamist, hirmu, ebakindlust. Me võime elada fantaasia maailmas, kus kõik on tore ja igaüks on õnnelik. Kurtus võib viidata vihale millegi suhtes, mida oleme kuulnud. See sunnib tõmbuma enesesse ning eraldama end välismaailmast. Tavaliselt ei suuda me eristada häid helisid halbadest. Kui lõikame ära halvad helid, siis kaovad koos nendega ka head. Psüühiliselt aga saame me seda teha. Vanematel inimestel näiteks on valiv kuulmine. Nad kuulevad ainult häid asju ja mitte midagi ebameeldivat. Vanemaks saades ei taha me kuulda meile suunatud korraldusi või isegi enda ümber pulbitsevat elu, eriti juhul, kui meie lähedane armastatud inimene on surnud ja me ei kuule enam tema armast tuttavat häält. Kurtus loob barjääri, mille taha saame end peita, pidamata muretsema. Me saame olla rahus, üksi ja iseendaga. Vedelik kõrvas, mis blokeerib helid, viitab tunnete kuhjumisele. Laste kuulmiskaotus on sageli seotud emotsionaalsete ja psüühiliste teguritega. Seega on oluline jälgida, et lapsel oleks võimalus väljendada varjatud tundeid ja hirme, võib-olla inimesele, kes ei ole otseselt perekonnaga seotud. Lapsel võib välja kujuneda fantaasiamaailm, salajane omaette paik, mille tegelased on tavainimestest täiesti erinevad. Kõrvavalu ja infektsioon kõrvas. Valu kõrvas on nagu valu meeles või südames. Miski, mida kuuleme, tekitab sisemist ängi ja segadust. Lastel esineb kõrvavalu üsna sageli, sest nad ei tea, kuidas väljendada oma tundeid, eriti viha ja hirmu. Tunded jäävad sisemusse pidama ning lapsed tahavad oma kõrvad kinni katta, et helid enam neisse ei tungiks. Kõrvavalu võib tekkida, kui oleme teisi kuulanud, kuid tunneme, et meid ei ole keegi ära kuulanud. Kõrvad valutavad kuuldud muredest, kuid meil on ka oma probleemid ja me vajame kõrva, mis need ära kuulaks. Aga võib-olla oleme keeldunud kedagi ära kuulamast ja nüüd tunneme end süüdi, et sulgesime end selle inimese ees. Infektsioon kõrvas viitab sellele, et kuuldu mõjutab meid, tekitades põletikulise kuumava reaktsiooni. Mis oli see, mida sa kuulsid ja mis sind nii väga vihastas, lausa raevu ajas? Või ei ole kedagi, kes sind ära kuulaks? Nii, kõrvade kumisemine. Kuminaga kõrvus püüavad kõrvad meie tähelepanu köita, eriti kui see summutab kõik teised helid. Kumin tuletab meile meelde, et peaksime kuulama, mida öeldakse
mitte olema hajevil ja jätma kuuldu teadvustamata. Kumin suureneb sageli stressi puhul, ajal, mil me tõenäoliselt pöörame välja tähelepanu nii teistele kui ka endale, eriti aga oma vajadustele. Kogu energia on suunatud väljapoole. Kumin sunnib meid pöörduma sissepoole, kuulama oma häält, pöörama tähelepanu tunnetele, sellele, mis kodus toimub. Nüüd ei nii väike tükikene nagu lugeda, ma vaatan, siin on 8 minutit. Ma proovin ära lugeda, siis saab see peatükk läbi. Tasakaalu kaotus. Kõrvas on piirkond, mida nimetatakse labürindiks ja mis koosneb 3 üksteist suhtest teravnurga all paiknevast poolringi kujulisest kanalist. Nendes 3 kanalis liikuv vedel informeerib aju, pea ja keha asendist ning nende vahelisest nurgast, säilitades nii tasakaalu taju. See hoiab meid püsti ja suuna selge. See on tasakaal taeva ja maa, iseenda ja teiste, sisemise ja välimise vahel. Füüsilise tasakaalu kaotamine on sama, mis kaotada väärikus ja sisemine kindlustunne. Kui see juhtub, peame vaatama, kui tasakaalustatud on meie elu. Kas on valdkondi, kus me ei ole tasakaalus, kus meil pole toetuspunkti. Stressisituatsioon või emotsionaalne trauma võib esile kutsuda tasakaaluhäired ja sisemise pöörituse. Me ei tea, millises suunas minna. Eristamise võime kaotuse tõttu näib, nagu oleks maailm pea peale pöördunud. Kas tunned, et sul puudub tasakaal, et oled rikkis, nagu kõik oleks vales kohas? Nii, ja saigi see 20. peatükk läbi. Nüüd on 2 peatükki, kõik, mis on meeles. Vaimsed häired tuleb järgmine kord. Et me jõudsin ilusasti sellesse aega. Panen nüüd selle lindistuse kinni ja nüüd ma homme ei loe. Laupäev, pühapäeval ma ei loe, aga võib-olla pühapäeva õhtul loen, ma ei tea isegi. Kui ma Viljandist tagasi jõuan, igatahes esmaspäeval ma olin tööl, siis ma ei loe. See teisipäeval siis alles. Aga ma vaatan seda jooksvalt, aga olgu. Tšau!